Selline äratuskellaka, mis tuletab meelde, et kliimakriisi lahendamisega ei ole aega viivitada. See on selline valik erinevaid pilte reforminoort. Ma luban teile, ma garanteerin, et kui ma saan Riigikokku sealt edasi valitsusse, siis ma teen kõik endast oleneva, et see sitt sealt ära pühkida. Käsi südamel luban teile seda. No tule taevas appi. Kas sa oled kunagi mõelnud? Mida vittu, ma just vaatasin lihtsalt. Naiste vihkajate uurija Kaarel Lott, kõige äärmuslikumad mehed peavad endi õigustuseks naisi vägistada. No mida vittu, mis jutt see on nagu? Manosfääriks nimetatakse interneti kogukondi. Kas meie oleme ka manosfäär või me ei ole nagu? Ma nagu ei tea nagu. Et kas me nagu, mis te arvate, kas me nende arust, no ütleme otse välja, kas me nende pederastide arust oleme ka manosfäär või? Nagu, sest nagu who the fuck peab õigeks nagu mingi naisi vägistada nagu. Ma olen alati selle eest seisnud, et vägistamine on kõige räigem asi, mida sa saad teha, isegi hullem kui mõrv, on minu isiklik arvamus. Ja need inimesed tuleks hukata, no ja enne ka piinata. No aga see on ainult minu isiklik arvamus. Ja hukkamine võiks toimuda siis siiski, noh, nagu ikka vanalinnas kuskil Raekoja platsil. Aga see on jällegi minu isiklik arvamus. Et noh, ma ei tea nagu, et nagu see läheb nagu täiesti nagu selles suhtes ju teises suunas, et kas me siis ei ole manosfääris või nagu, ma ei teagi nagu. Kus keskendutakse naiste vastasele vihale ning maailmavaadetele, mille kohaselt on feminism aja jooksul mehi alla suru. No see on fakt, et feminism praegu surub mehi alla, sest naised ei taha olla mitte sama kõrgel kui mehed, vaid nad tahavad olla paremad ja see on fakt. See on fakt. Ja kui te väidate mulle, et naised teenivad sama koha peal vähem raha kui mehed, tehes sama palju tööd, siis selgitage mulle ära, miks ettevõtjad ei võta endale ainult naisi tööle, kui nad saavad naistele vähem maksta. No just täpselt, ei saa. Või siis mehed teevad järelikult rohkem. Noh. Et, noh, ma ei tea. Mida see endast täpselt kujutab Tartu Ülikooli digimeedia uuringute noorem teadur? Manosfäär tõusis selle kevade kuumimaks teemaks pärast Netflixi sarja just subscribed. Adolescence. Keegi on vaatanud seda? Mul pole aimu ka, mis asi see on. Ülipopulaarseks osutunud sari jutustab loo 13-aastase inglise poisist, kes tappis oma eakaaslase. Veretöö taga oli nooruki värastanud maailmapilt, mis kujunes välja äärmusliku naiste vastas ideoloogia mõjul. Eestis võrdlemisi uus mõne erandigi teema on USAs, Kanadas ja UK-s kujunemas aina suuremaks mureks, mis toob kaasa koletuid mõrvu. Ma ise arvan, et see on mingisugune ajupesu, mis meile praegu tehakse siin. Ma ei tea, võib-olla bad take, aga mina arvan, et see on mingi ajupesu, mis meile tehakse praegu. Sest kui nagu meie siin, kes me praegu oleme, me vihkame vägistajaid, ma ei tea, mis iganes, aga samal ajal no ma eeldan, et enamus meist leiab, et naisel ja mehel on erinevad ülesanded. Näiteks mina arvan küll, et on. Et sealt tulenevalt, et kuna mina ei võta meest ja naist, mina ei võta, et nad on samal tasemel. On asju, milles on naine kõrgemal ja on asju, milles on mees kõrgemal. See on lihtsalt faktuaalne. Ja kui keegi nagu väidab vastupidist, siis ma olen debatist huvitatud, kui keegi on huvitatud vaidlema sellel teemal. Et noh, ma ei kujuta ette nagu. Mõlemal on pros and cons, jaa, täpselt nagu. Aga see ei tähenda, et me oleksime nagu, et üks on 100% parem kui teine. Ei, meil on lihtsalt erinevad ülesanded ja me olemegi erinevad ja see ongi fine. Ja ma arvan, et see ongi see, mis mehe ja naise nagu kooselus teebki nagu perfektseks. Et mõlemad katavad üksteise puudujääke. See ongi ideaalsus minu arust. Noh, nii öelda, nii ideaalne kui üldse võimalik on. Et ma ei tea, minu meelest see ongi normaalne nagu. Et noh, ma ei tea, ja ma arvan, et see ongi nagu mingi ajupesu, kuidas nagu lihtsalt meile öeldakse, et te olete manosfäär, sest ei näe kõiki võrdselt. No aga me ei olegi võrdselt nagu. Sorry. See on mingi võrdsus on mingisugune kommunistide ja mingi sotspederastide mingisugune väärastunud maailmapilt, et kõik peab olema võrdne. Ei pea olema võrdne. Ei pea. Mida see tähendab?
kuidas saab kõik võrdne olla? Ei saa. Samamoodi, sorry, aga kui ettevõtja võtab 100% vastutuse, siis tema peab ka saama ju rohkem palka. Kui näiteks koristaja. Mitte, et koristaja oleks mingi mõttetu või mis iganes. Aga nagu ettevõtja ju vastutab kõige eest. Tema ei saa öösel magada. Tema on see, kes kuradi käib ja kuradi närib küüsi, et türa ma ei tea, kuidas ma järgmine kuu otsaga kokku tulen. Mul on kuradi 60 töötajad, kuidas ma neile kõigile türa ära maksan palgad, on ju. Noh, see koristaja lihtsalt mõtleb, et türa mul selg valutab. Et ma ei tea, ei ole ju, see ei olegi ju võrdne. Elu ei olegi võrdne. Ma ei tea, sorry, võib-olla osadele ei meeldi see teik, aga see on see, kuidas mina maailma näen. Tallinn sõlmib USA-ga lepingu, mille järgi rahastavad ameeriklased uue saatkonna kompleksi kõrval asuva Väike-Ameerika tänava rekonstrueerimist üle €1 miljoni. Tänavat hakatakse uueks ehitama 27. aastal, saatkonna ehitus algab 27. või 28. aastal. Nii vähe või? Ainult 1,2 milki Ameerikast või? 1,2 miljardit tuleks sealt ikka välja küsida. Mis mõttes 1,2 miljonit ainult? Mis te tahate mingit koledat tänavat või? Ma küll küsiks trummilt, et oota, mis asja, mingit koledat tänavat tahate siia Eestisse või? Kus on Trump Towerid, värgid, särgid, mingi vaes inimese tänav või? Mingi Peldik tänavat tahate või? Te tahate mingit vaes inimese tänavat, millel oleks Ameerika nimi. Ei, no kui tahate, siis muidugi. Ei, no ikka saab. Ei, no kui te tahate mingit vaes inimese tänavat, siis ikka saab. Ei, no selles suhtes ma ütlen kohe praegu, et mina kui tulevane peaminister, nüüd lähitulevikus Tartu uus linnapea, ma ütlen kohe ära, et härrased Ameerikast, eks ole, et kui te olete huvitatud, võtke minuga juba eos ühendust, teeme suur Ameerika tänava Tartusse, pakun teile 2 korda suuremat pinda, kui soovite. Saate hoopis siia ehitada oma vajalikud hooned. Teeme teile suure tänava, aga miinimumprogramm 1,2 miljardit. Aga no, selles suhtes see tuleb ikka tänav. See ei tule mingisugune, see tuleb magistraal. See ei tule mingisugune väike, mingi nurgatagune urgas, nagu sinna Tallinnasse teil pakutakse. Meil siin Tartus, eks ole, oi me teile teeme. Mul juba mõtted jooksevad, võtke ühendust, helistage ja vaatame üle koos. Ei ole mingi küsimus. Discord on olemas, liituge Discordiga ja räägime siis asjad läbi. Ja kui just on täna klubis, kelle tisse tema mudis. Mida ma vaatan? Täitsa putsis. Ma ei saa lihtsalt. Mida ma vaatan? $12 miljoni budget video. It was filmed in silence. Väga bänger. Parem kui AG või? True take though. Actually true take though. Parem kui AG.